meil on selline avaldis ja nüüd me peame arvutama seda lihtsustama. Nii et mis ma siin kõigepealt näen, on see, et meil on siin y ruut miinus x ruut, mis on sama, mis y pluss x korrutada y miinus x. Ja ma näen ka seda, et siin all meil on see x miinus y, et väga hea oleks taandada, aga me täpselt ei saa taandada, sest siin on see miinusmärk vales kohas või teistsuguses kohas kui all. Nii et mis me saame selleks teha, on see, et me toome siia selle miinuse siit välja või selle ette niimoodi, et meil see korrutis ise ei muutu või korrutise väärtus ise ei muutu, aga me saame teha niimoodi, et meil on x miinus y siin. Sest nad erinevad ainult miinusmärgi poolest, nii ma saan selle miinusmärgi tuua ette ja siis nad ongi juba niimoodi, et ma saan neid taandada. Nii ja mis ma siin näen järgmises on see, et siin on see ruut ja siin on ruutjuur. Ja see ruutjuur ja ruut, mida me selle astendajaga siin saame teha, on see, et see on sama nagu ta oleks siin nende juures, mis tähendab, et ta justkui nagu tühistab ära selle ruutjuure. Nii et mis me saame kirjutada on see, et siin on 2x pluss miinus y pluss x ja x miinus y. Ja siin meil on x miinus y. Nüüd me saame need siit ära taandada. Ja siis, mis meil edasi jääb, on siin miinus ja siis, kuna me saame siit selle astendaja tuua alla ja siis see ruutjuur kaob ära, siis meil on miinus x pluss y. Nii. Nüüd edasi minnes. Meil on 2x miinus x pluss või y pluss x. Ja siis, mis me siin saame teha, on nüüd see, et me lihtsalt lahutame selle, teeme need sulud siin lahti ja see miinusmärk sulu ees muudab märgid siis sulu ees, nii et see mõjub neile kahele siin. Ja siis see miinusmärk selle sulu ees mõjub nendele, ehk siis need märgid peavad muutuma ka negatiivseks, nii et meil on miinus x miinus y. Ehk siis mis me saame on see, et 2x miinus y miinus x miinus x miinus y. Nüüd me saame need lihtsalt lahutada oma vahel, nii et mis meil jääb alles on x miinus y. Ja see on astendaja miinus 1 ja siis miinus x miinus y. Nüüd mida see astendaja miinus 1 tähendab on see, et meil on vaja võtta selle arvu pöördarv. Ja pöördarv oli siis niimoodi, et näiteks a jagatud b pöördarv on b jagatud a-ga. Nii et ehk me põhimõtteliselt, mis me saame mõelda, on see, et selle asja astendaja siin on 1 või mitte astendaja, vaid nimetaja. Nii et mis me saame teha on see, et meil on 1 jagatud x miinus y. Ja siis meil on need x ja y, kes me tahame lahutada sellest. Nii et selleks, et me saaksime neid lahutada, meil oleks vaja neid viia ühisele nimetajale. Ja ühine nimetaja siin oleks x miinus y, nii et lihtsalt laiendame mõlemad neid x miinus y-ga. Nii et me saame 1 miinus x miinus y. Ja siis siin all on meil x miinus y miinus y korrutada x miinus y. Ja siin all meil on ka x miinus y. Nii et nüüd me saame lihtsalt need üksteisest lahutada. Aga nüüd väga viltu tuli. Meil on see 1 ja nüüd ma lahutan siit selle x miinus y, või x korrutada x miinus y, aga et ma ei peaks lihtsalt sama asja 2 korda järjest ümber kirjutama, ma ka avan kohe selle sulu. Ja ma korrutan seda x-i kahe selle sulgude sees oleva siis tundmatuga. Ehk siis meil tuleb x ruut. Nii, siin on miinus x ruut, on ju. Ja siis miinus xy.
ja siis see y-ga sulu läbi korrutamine annab meile miinus, nüüd tuli liiga palju miinuseid, x, y miinus y ruut. Ehk siis, mis me siit saame, on 1 miinus x ruut pluss x, y miinus x, y pluss y ruut jagatud x miinus y. Ja siit tuleb, nüüd kui me võtame siit kokku, siis me saame 1 pluss y ruut miinus x ruut ja x miinus y. Ja minu meelest see nüüd on ka õige vastus, mis on ka nii. Ja nüüd meil on siin, aga mis siis see vastus on, mis see täpne väärtus on, kui x on selline logaritm ja y on selline. Mida logaritmi kohta on hea teada, on see, et põhimõtteliselt mida logaritmiga leitakse, on missugune peab olema mingi kindel astendaja, et miski oleks mingi arv. Ehk siis, mis meil siit tuleb, on see, et a astendaja peab olema c, et vastus oleks b. Ehk siis see logaritm siit tuleks välja niimoodi, et mis peab olema 5 astendaja, selleks, et see tuleks 25. Ja seda ma arvan, et enamik oskavad peast öelda, et 5 astendaja peab olema 2, et see vastus oleks 25. Ehk siis x peab võrduma 2. Ja siis meil on see teine. Et kui y on 27 2/3 korrutada 3 astmes miinus 3. Nüüd, mis siit saab teha, on see, et me teame, et kui on murd, siis see murd astendajas tähendab seda, et see alumine siin on juurija. Ja siis 27 läheb siia juure alla ja see 2 tuleb siia. Ehk siis niimoodi, siis korrutada 3 miinus tähendab seda, et meil on pöördarv ja pöördarv oli see, et kui on AB, siis selle pöördarv on BA. Nii et siin me kirjutame ka, meil on 1/3 ja siis siia 3 jääb see astendaja. Nii ja mis me nüüd siit edasi saame teha, on see, et me mõtleme, kas 27 kuidagi läheb ka et kas tal on mingi astendaja. Ja mina tean, et see on 3 ja 3 astmes 3 on siis 27. Ja nüüd see korrutame 2-ga. Ja siis siin on see 1/3 korrutada 3-ga. Ja mis me siit saame, on see, et see 3 ja see 3, põhimõtteliselt see juur kaob ära siit. Ehk siis meil jääb, on see, et meil on 3 astmes 2 jagatud 3 astmes 3-ga. Ja me teame seda ka, et see on sama, mis see. Ja nüüd, kui on sama astme alus ja neid omavahel jagatakse, siis see tähendab sama, mis see, et me lahutame astendajad üksteisest. Nii et me saame 3 astmes miinus 1, mis on sama, mis 1/3. Nii, et nüüd, kui me oleme need välja arvutanud, siis me tuleme siia alla, kirjutame välja, mis me saime. See meid x on 2, y on 1/3. Ja siis see, mis me enne välja arvutasime, on see x või 1 pluss y ruudus miinus x ruudus ja siis x miinus y. Ja nüüd me peame lihtsalt asendama sinna, kus on praegu see x, peame asendama 2 asemele ja sinna, kus praegu on see y, sinna me peame kirjutama 1/3. Nii et hakkame arvutama. Kõigepealt meil on 1 pluss 1/3 ruudus miinus x ehk siis 2 ruudus.
ja siis meil on 2 miinus 1 kolmandik. Nii, ja nüüd ma teen sellise lükke, et kuna meil on siin see jagamismärk või noh, see murrujoon, mis on sisuliselt jagamismärk, siis me saame selle kirjutada niimoodi, et see lugeja on siin, siis nüüd meil tuleb see jagamismärk jagatud ja nüüd ma kirjutan nimetaja ehk siis 2 miinus 1 kolmandik. Ja nüüd ma arvutan need eraldi välja ja siis jagan. Põhimõtteliselt saab teha kogu aeg murrujoone peal ka, aga nii on lihtsalt minu arvates natuke lihtsamal, kus hoomata, et mis toimub. Niisiis, alustame sellest, et me kasutame või rakendame neid astendajaid. Ehk siis meil on 1 pluss 1 üheksandik miinus 4. Ja siis teisel pool meil on jätkuvalt 2 miinus 1 kolmandikku. Nüüd meil on vaja saada ühisele murrujoonele siis vastavalt kõik need. Ja siin praegu nimetajad on kõigil ühed, sellepärast, et see lihtsalt käib nii. Nii et meil on vaja saada ühine nimetaja neile ja ma saan neid laiendada siin 9-ga. Teda ma laiendan 1, kas teda tegelikult ei ole vaja laiendada, see juba on nimetajas 9 ja teda ka 9-ga. Ja siis seda 2 siin 3-ga, sellepärast, et siin on nimetajas 3, meil on vaja saada nad ühisele murrujoonele. Niisiis, ehk siis mul tuleb 1 korda 9 pluss 1 korda 1 miinus 4 korda 9. See on kõik jagatud 9-ga. Ja siis meil on jagatud 2 korda 3 miinus 1 ja jagatud 3-ga. Nüüd me peame võtma siit kokku, mis me saime. No siin on ju ma kirjutan siia peale, et see on 9, see on 1 ja 4 korda 9 on 36. Ja siis 2 korda 3 on 6 ja 1 on jätkuvalt 1. Ehk siis me saame 9, vale värv. Me saame 9 pluss 1 miinus 36 jagata 9-ga. Ja siis jagatud 6 miinus 1 jagatud 3-ga. Ehk siis siin me saame 10 miinus 36 on miinus 26 üheksandikku. Ja nüüd jagatud 5 kolmandikku. Nii et mis me siit saame teha nüüd on see, et jagamine on sama, mis pöördarvuga korrutamine. Ehk siis me saame teha miinus 26 üheksandikku korrutada 3 viiendikku. Nii et mis me siit saame on see, et miinus 3 korda 26 jagatud 5 korda 9. Ja nüüd mis me siin saame teha on kohe see, et me taandame natuke. Nii et siin me saame teha, need taanduvad oma vahel. Siin on 1 ja siia tuleb 3. Nii et meil tuleb miinus 26 15, sellepärast, et 5 korda 3 on 15, tuleb siia alla 15. Ja kui me tahame, siis me saame selle kirjutada ka niimoodi, et me kirjutame selle liigmurruna, ehk siis miinus 1, 15 ja 11. Ja see võiks olla ka õige vastus. Ja see ka on õige vastus, nii et see on see, kuidas seda ülesannet saab lahendada.